Tere õhtust, auväärt publik siin saalis ja kodudes ekraanide taga. Minu nimi on Leo Luks ja olen teiega kohtumas sel semestril 6. ja viimast korda, et tõmmata joone alla miniloengu sarjale Eesti kirjanduse kadunud kodu. Ja täna tuleb juttu valdavalt ja läbivalt Ene Mihkelsoni luulest ning nagu pealkiri näete, on siin sõnastatud radikaalne kodutus Ene Mihkelsoni luules. Aga kuna ilm on läinud ilusaks ja kätte on jõudnud suvi ja see teema on väga tõsine ja võiks öelda isegi rusuv, nagu kogu meie loengusari, siis ma katsun natukene ka mingeid üldkultuurilisi vahelepõikeid ja noh, ütleme, kõik otsad kokku sõlmida, mis ma oluliseks olen pidanud öelda, kuna mine tea, millal me jälle teiega kohtume. Et natukene siis seda teemat natukene võib-olla proovida kergemaks ka muuta. Ja muidugi käib ka ju Eesti raamatuaasta, et me seda ära ei unusta suure suvega ja ikkagi jätkame lugemist. Ka selle teemal mul on plaanis üks vaherepliik veel öelda, kui aeg nii kaugele jõuab. Aga nagu ikka, kes on minu loenguid vaadanud selle teemas, et siis alustame alati sellise plaaniga. Üks publiku liige päästa veel sisse. Alustame loengusarja plaaniga, mis ongi täna siis jõudmas oma plaanitud ja välja kuulutatud lõppu. Ja tundub, et kuigi on ka reede ja 13, aga kuna ma ebausklik ei ole, siis tundub, et midagi fataalset meil siin pole vahele tulnud ega tulemas ja saame plaani viia ellu täies mahus ja nii nagu tehtud sai. Nii, kõik eelnev on meil siis eelneva 5 loenguga juba kõne all olnud. Järgmine asi, mis me oleme vaadanud alati ja korduvalt, on siis teatud rida või hulk kirjatöid, millest lähtudes, millel tuginedes ma olen seda loengut üles ehitanud või tänu sellele ma olen üldse saanud siis seda asja kuidagi kokku võtta, et mul selline taust on tagala ja oleme jõudnud siin siis ka ajaliselt kõige viimase, kõige uuema artiklini, mis on siis sama pealkirjaga nagu tänane loeng ja ilmunud 2021 ajakirjas Keel ja kirjandus. Ja hiljem veel taastrükk teises kohas ka, millest me õige pea ka juttu põgusalt teeme. Niimoodi on siis nende asjadega. Jällegi, et olla pedagoogiliselt, kuidas öelda, vastutulelik või niimoodi struktureeritud, oleme püüdnud alati esitada loengu plaani, mida pidi edasi liikuda ja tänane loenguplaan, nagu näete, on siin siis 4-osaline, väike, õige põgus ja niisugune pisteline sissejuhatus Ene Mihkelsoni loomingusse, mõne viitega, kus seda ka niimoodi avaramalt edasi tudeerida saab. Ja siis natukene on mul plaanis just nimelt selleks ilmestamiseks või teema kergendamiseks ka rääkida selle uuringu taustadest. Kuidas see uuring sündis, mis tingimustel ja mis viperused mind veel saatsid selle käigus. Ja üldsegi natukene siis võib-olla suunatuna just sellisele nooremale akadeemilist teed alustanud või alustavale publikule, et nii-öelda, noh, mis on see humanitaarse uurimistöö köögipool või nagu sellised, nagu, kuidas öelda, varjatud saladused, need Heimlich, nagu me siin rääkisime, eks ole, need kodused luukered kapis, mis võib-olla sinna nagu ajakirja klantskaante vahel ei jõua. Natukene taustadest, siis päris sisuliselt või sisul tasa vaatleme Ene Mihkelsoni luule kodutust 5 kihis, nad on üks 5 temaatilist kihti, mis siis said mul välja uuritud, mis omavahel ka muidugi põimuvad ja segunevad. Ja natukene siis on siin loengul ka ümber struktureeritud omaaegset artiklit ja kuna ma ei,
seda siduvat juttu saan ise siin valida, kui palju ma räägin, siis võib-olla nii mõnedki näited, mis artiklisse ei mahtunud, mõned tekstinäited siis ka lisaks omaaegsele käsitlusele saab täna näidatud. Ja väikene terviktõlgendus siia lõppu, mis läheb sujuvalt üle kogu loengu selle lõppjäreldusteks ja võib etteruttavalt selle kohta öelda, et siis see ei ole nagu selline noppeline või induktiivne lõppjäreldamine, et me kõik eelnevalt igalt poolt kõik võimalikud järeldused kokku kuhjaksime, vaid võib-olla isegi tundus mulle nagu kohane ja õige, et need Mihkelsoni luulest võrsuvad järeldused kõlbavad üldistada ka kogu teema järeldusteks kokku. Aga kui ma oleks veel tublim ja natukene värskem olnud, võib-olla ma oleks neid järeldusi rohkem suutnud teha. Aga ütlen ausalt, et see suvi ja väga pikale veninud semester on mulle ka natukene mõjunud ja et tegelikult ootan juba pingsalt väikest pausi akadeemilises elus ja suvepuhkust, mis pole enam kaugel. Niimoodi. Aga siiski tänaseks veel suutsin ennast kokku võtta enam-vähem, loodan. Niimoodi siis plaanis ja ega siin aeg on kiire kuluma, nagu varasemad loengud on näidanud. Hakkamegi seda plaani usinasti punkthaaval ellu viima. Nii. Ene Mihkelson siis, võib öelda klassik, eesti kirjandusklassik, hästi kaalukaks autoriks kujunenud ja kui rääkida õige põgusalt numbriliselt, avaldas ta 13 luulekogu, 6 proosaraamatut ja 1 eseistika raamatu elu jooksul. Ja oligi selline, kuidas öelda, ihu ja hingega kirjanik, et väga, ma siin nüüd päris faktidesse niimoodi pedantlikult ei kaevunud, aga valdava osa natukene, õige pisut oli vist õpetajana tööl, õige pisut kirjandusmuuseumis, aga valdava osa oli siis vabakutseline kirjanik, kaasa arvatud kõik need rasked ülemineku ajad. Jäi siis sellele kutsumusele truuks ja kuulsaks niimoodi, selliseks kuulsaks klassikuks on ta kujunenud tegelikult ühe sellise romaanitriloogia tõttu, võiks öelda. Ja see kuulsus või see tähtsus, olulisus muidugi tagasi helgina siis varjutab või ilmestab ka tema luulet ja kogu tema loomingut. Ühe arheoloo kaudu, järgmisel slaidil vaatame kohe, mis romaanid need on, aga sellesse arheolukku me tänasel loengul niimoodi ei süvene. Miks seda seletan ka kohe. Aga ma tahtsin siis, siin pildi peal on tänane esimene kultuurisoovitus, kui kuulsat telesaadet matkida. Et Ene Mihkelsoni eluraamat hästi huvita. Mind ausalt öeldes elulood üldiselt ei huvita. Ja mul on ka hea meel, et ma neid tema eluloolisi fakte ei tundnud. See, kui ma oma tõlgendust kirjutasin, see oleks võib-olla natuke häirimagi hakanud, aga tõesti väga huvitavalt ja mitmete autorite poolt kirjutatud ka niisugust ajastulist tausta ja kõike. Ene Mihkelsoni eluraamat, mis siis nüüd eelmisel aastal tema 80. juubeliks ka koostati, nii et võtsin paar rasket tellist ka kaasa, nagu Kott võimaldas, et seda kirjandust siis siin publiku käes ka ringi lasen. Nii, aga ühesõnaga, kuidas tema kuulsaks kirjanikuks sai siis ühe arheoloo kaudu, mis avaneb siis 3 romaanis. Nagu me ütlesime, siis Nime vaev 1994, 2001 Ahasveeruse uni ja 2007 Katku haud. Nii, ja mis see arheolugu siis on? Muidugi, eks ole, ma arvan, et Mihkelsoni vähegi tundjad, kõik te seda teate, kui hästi põgusalt öelda, see on siis selline nagu traagiline lugu, millel on siis väga tugev Ene Mihkelsoni elulooline niisugune sisu või alge, võiks öelda, et selline Ene Mihkelson oli siis metsavendade laps, võiks öelda, et aastal 49 tema vanemad põgenesid metsa suurkuditamise eest ja põhimõtteliselt, eks ole, siis sellega kõigega
isa siis seal metsavennanaga hukkus kuidagi siiani segastel asjaoludel ja kasvaski üles siis selliste sugulaste või poolsugulaste tuttavate juures ja internaatides ja kuigi ta emaga metsast naasis, eks ole, vist 50ndate keskel, siis sellist õiget perekonna elu tal ema-lapse suhet ei tekkinudki. No ja muidugi see on siis nagu isiklik tahk, aga nüüd on siis küsimus, eks ole, kogu see stalinismi periood ja küüditamiste periood ja kuidas ta on siis mõjutanud kogu, mitte üksikinimese elu, vaid kogu Eesti rahva elu, kogu inimelu ja mis varjatud küsimused ja painavad saladused, eks ole, selles kõiges niimoodi painama jäävad. See oleks siis nüüd see romaanide lugu, aga seda on hästi palju uuritud, eks ole, ja ma ei oska midagi ilusamini uurida, kui see on täpselt selline teema, eks ole, mida on, saab hästi õilsalt uurida, trauma ja mälukirjanduse, selleks on omad žanrid, omad akadeemilised žanrid ja hästi palju on neid, ka nendes allikates, mis ma viitan, selliseid uurimusi juba tehtud. Ja muidugi see temaatika, et see on siiani, ma arvan, Eesti lugejaid huvitav, ma tooksin kõrvale, ma küll kaasa ei võtnud, unustasin võtta, aga kott oli täis. Praegu on ju just kuulus meil või nagu lugejate laineid löömas Lilli Luugi romaan Ööema, mis on ka ju vist mitmeidki juba auhindu pälvinud, mis tegelikult, eks ole, selles samas ajastus, nendes samades probleemides ka nagu liigub. Lilli Luugi romaan samamoodi. Nii, siin on siis ka väikene link, mida ma ei hakka avama. Aarne Merilai on ühel umbes 40 minuti jooksul andnud sellise kontsentreeritud ülevaate Michelsoni loomingust tervikuna, et seda võib siis avaramaks taustaks juurde vaadata, kellel näiteks Michelsonist erilist aimu pole ja jääb tunne, et see minu loeng on ka niisugune selles osas fragmentaarne või noppeline. Nii, aga meil on siis luulega pistmist ja nagu öeldud, siin on siis kõikide Michelsoni luuleraamatute kaanepildid, ka sellises ajalises järgnevuses, vasakult paremale esimene rida, teine rida, see torn siin kõrgub. Torn on siis viimane, 2010 viimane selline uudiskogu enne Michelsonilt siin, hiljem veel selliseid koond- ja valikkogusid ja üks CD-plaat on ka. Ja kogu see luule avaldamine kestis siis 32 aastat, 1978 oli esimene luulekogu, 2010 viimane, nii et päris, ütleme, tolle aja kohta päris tihe või päris tihti avaldav autor. Tänapäeval muidugi on, eks ole, see standard, et kui sa luuletaja oled, siis 2 luulekogu aastas ikka peab, see on nagu see kulka ja see põhimõtteliselt, et eks ole, et kui sa mingitki toetuse kopikat saad, siis peab ju olema jälle uus raamat. Tänapäeval on see asi niimoodi teistsugune, aga tollel ajal ikkagi päris hoogsas tempos avaldas. Ja minul on siin ka mõnda luulekogu, ma tahan ühe ma jätan siin endale kindlasti lauale, midagi juurde olen otsinud tsiteerimiseks, aga ma olen need varasemad luulekogud kõik niimoodi endale hankinud ja viimase 5 aasta jooksul võiks öelda. Mõni oli mul võib-olla ka juba kodus, juba vanemate kodus, aga mitte eriti palju. Ja tõesti need tiraažid olid siis piisavalt suured, et praegugi jälle see on niisugune Eesti raamatu aasta jutt siis, kui te külastate kas või vanaraamatupoode või kas või neid taaskasutuskeskusi, siis te võite seal leida ka Eesti kirjanduse või maailmakirjanduse pärle. Ja neid võtta ja siis ennast, eks ole, õilsa kirjandusega niimoodi nagu harida ja elamusi otsida. Aga nüüd, et see on siin see pidevus neelab üht nuga ja need hilisemad luulekogud, need on juba nagu defitsiitsemad. Torni näiteks mul endal ei olegi, seda ka mitte ei ole kätte saanud. Aga kui siin tuleb jutuks üks ja teine kogu, võib ju neid ka niimoodi siin pihustada, tuleb jutuks üks ja teine kogu siin sisulistes tõlgendustes, siis saab ju kohe juurde sirvida. Ja
nii et miks mitte Ene Michelsoni, aga igal juhul raamatu aastal võiks ju raamatuid ikkagi lugeda ja endale ka hankida. Muide, ma ei jõudnud esitlusele, kuna ma valmistasin tänast loengut ette ja muid tööasju, aga esitleti ju akadeemiat, raamatu aastale pühendatud akadeemiat siin mõne päeva eest ka Tartus. Mina seda juba lugesin ja sirvisin ja Krista Kaer avaldas statistikat, mis on täiesti nagu minu arvates pahviks lööv, samamoodi pahviks lööv nagu Michelsoni luule. Selgub, et rohkem kui 12 raamatut ostab aastas 4,7% Eesti inimestest. Ma ei saa küll aru, kuidas ainult 12 raamatuga piirduda saab aastas. Ma ei ole kunagi sellise dieediga, kuigi ma ka, eks ole, kõik kohad on täis, aga et kui ma räägingi veel, et tõepoolest, eks ole, alati on hea argument, et uus raamat võib olla poes ehmatava hinnaga, siis vaadake ringi nendes kohtades ja väärtkirjandust ootab igal pool. On selline raamatukogude likvideerimise ajaärg saabunud. Nii, nüüd siis ja siinkohal tähendab järgnevas tõlgenduses ma ei hakka küll kuidagi eritlema meie kodutuse teema puhul perioode. Selline periodiseering ei tundunud mulle nagu oluline või vajalik. No tähendab ainus asi, mis me võib-olla näeme, on nagu selline, kuidas me teile ütleme, tegevuspildikeste või mingite märksõnade selline selgesõnalisem väljakirjutamine, sealt ajateljest alates, ütleme siis, ilmumistsükkel oli pikk, eks ole, perestroika ajal, mis ilmus, mine tea, millal laduda anti, aga hüüdja häälest juba kindlasti, kui tsensuuri aspekte enam ei olnud, mis puudutab kõikvõimalike küüditamise ja niisugusi sellega seotud asjade väljaütlemist, aga see ei ole ka kuidagi nii tuumselt erinev, et siin hakata perioodide kaupa asja eristama. Need tulevad sellised temaatilist-sisulised eristuspunktid. Nii, see on siis nüüd Michelsoni luulelooming, aga muidugi on ka väga kiiduväärsel või tublil, väga kiiduväärt ja tublil hulgal ning ka väga minu arvates heal tasemel on Ene Michelsoni loomingu tõlgendamine, akadeemiline tõlgendamine võiks öelda, on. Ja on 2 tõlgenduskogumikku, 2005 esimene ja teine, siis 2024 ka juubeliks. Ja selles teises kogumikus, selles paksus kogumikus, mis ma teile kohe näitan, on siis ka see tänase jutu aluseks olev Eesti kirjanduse kadu, tähendab see radikaalne kodutus Michelsoni luules, on see tekst taas trükitud. On see tekst niimoodi taas trükitud, et päris palju ühe autori kohta, mitte ju iidse autori kohta, vaid alles hiljuti meie seas elanud autori kohta, päris palju tõlgendusmaterjali ka, et neid võib ka siin sirvida, kui edasi-tagasi lasta käima. Aga see ei ole muide juhuslik asi, mida ma nüüd tahaks veel kiita ja õige pisut juba ka jõuda siis enda uurimuse taustade juurde. Siin on siis välja toodud ka, et lisaks nendele raamatutele, et need kogumikud võiksid just kuidagi nagu iseenesest ka tekkida, et tegutseb Ene Michelsoni selts, aastast 2018 juba, Michelson 2017 suri, eks ole, ja mis see selts siis teeb? Tal on väga ilus kodulehekülg, ma korraks isegi lähen siit välja, et teile näidata seda lihtsalt sellepärast, et ta nii hästi on kujundatud. Avalehekülg, näete, Ene Michelson vaatab aknast kohe, see oli see tema maamaja siis. See selts siis mitte niisama ei ilutse ainult, vaid jagab regulaarselt välja ka uurimisstipendiume. Ja minul oli ka selline au pälvida aastaks 2020 siis Michelsoni seltsi stipendium, tänu millele või mille toel ma siis antud uurimuse
millel ka tänane jutt põhineb, valmis kirjutasin. Ja mitmed teised. Aastad muudkui tiksuvad, nii et päris mitmed uurijad on neid stipendiumi saanud ja siis jagatakse ka teatavat kultuurimõtestaja auhinda, see natuke hiljem hakkas, mis aastast, ma seda ei mäleta. Nii et see on niisugune sihikindel tegevus, eks ole, mingi autori läbi uurimiseks, sest tõepoolest ma võin öelda, et ma võin oletada, oletada ikka võib, ma võin oletada, et ilma selle stipendiumi tõuketa, ma ei tea, kas ma seda uurimust oleksin kirjutanud, sest et ma niimoodi riivamisi osalt, teatud osad pisut tundsin Mihkelsoni loomingut või pisut olin kasutanud, mäletate, mõned näited olid juba meil ka selles teises loengus, kui me seda üldtüpoloogiat vaatlesime ja niimoodi, aga mul oli selline nagu ettevaatlik tunne sees, niisugused nagu uurija instinktid olid nagu õigesti välja arenenud, mul oli niisugune ettevaatlik tunne sees, et mõtlesin, et kas temast kirjutada või mitte, kas peaks kirjutama või ei peaks. Mul oli ette selline kahtlane tunne, et see on väga mahukas ja niisugune nõudlik töö, kui temast hakata niimoodi kirjutama ja seda see oligi. Ja teiseks mul ei olnud ka niimoodi oma sellisest ette visandatud tüpoloogiast lähtudes ei olnud sellist kindlat justkui lahtrit või arusaama, et mille avamiseks tingimata just Mihkelsoni varal peaks tegema ja seegi intuitsioon pidas paika, kui ma hakkasin uurima, siis ma nägin, et see Mihkelsoni kodutuse käsitlus mitte ühtegi sellise tüpoloogilisse lahtrisse niimoodi ei mahtunud või ei piirdunud, vaid täitis mitmeid kategooriaid ja isegi ka ületas seda, väljus sellest eelnevast tüpoloogiast. Aga kuna, eks ole, selline asi välja kuulutati, selline stipendiumi konkurss, siis sellisel puhul ikka ju mõtlesin, et miks mitte taodelda ja proovida ja siis, kui juba au osaks langes, siis ei jäänud muud üle, kui tuli uurima ka hakata. Võiks niimoodi öelda. Nii, nagu öeldud, elulugudega ma tegeleda ei armasta, aga siiski selle ilusa suveilma pühitsemiseks ma täna lisasin veel ühe pildi siia, ühe isikliku mälestuse pildi, siin on üks ainus kord, kui ma enne Mihkelsoniga olen ka ise kokku saanud ja mitte, et mina nüüd nii tähtis oleksin, aga vaadake, siin on siis, kui te näete, võib-olla ära tunnete, terve hulk tänapäeva kaalukaid kirjanikke, väga noore sileda väljanägemisega. See on aasta 1998, minu arust esimene seminar Lätete pääl, mis hiljemgi palju kordi toimus. Ja ma ei tea, kelle kutsel või mis kaudu, aga Ene Mihkelson ka. Me olime kuskil maakohas, ma täpselt ei mäleta, kus kohas see oli, aga see kõik on meeles. Praegu oli korraks ununenud. Ene Mihkelson tegi meiega selle laagri kaasa, näete, Ene Mihkelson on siin ja mina seisan siin kõrval, see on nüüd juhuslikult lihtsalt sattunud. Ja ta oli, ma mäletan, selline tähelepanelik kuulaja, kuulas ja vaatas, mis me teeme ja vähemalt väliselt ei pahandanud, sest me olime seal ju noored uljad naki inimesed, nagu me olime, eks me tegime ulakust ka või ütleme, ei väljendunud ennast ainult nagu kõrgpoeesia keelelistes registrites, vaid ka teistes. Aga jah, ja siia kõrvale tahtsingi öelda, kui juba niisugune kultuuri jutuks ka täna läks, et 26. juunil nüüd siis õige pea toimubki vana NAK-i, ütleme siis NAK-i autorite selline väike kokkutulek esinemine luuleõhtu Vilde ja Vine lokaalis kell 8, 26. juunil, et siis saab sinna tulla kuulama neid autoreid, eks ole. Mihkelsoni muidugi mitte enam kahjuks, aga temaga polnud ka NAK-i, või tema oli niisugune külaline NAK-i külalis, esineja seal seminarile. Nii, see on siis nüüd tausta kõigest sellest Mihkelsoni loomingust ja juba natukene rääkisime ka stipendiumist ja sellistest uurimistaustadest ja nüüd ma tahaksingi natukene rääkida ka valminud või juba mõne aja eest valminud uuringu sellisest köögi poolest. Ja minu puhul ikkagi
peab paika selline, noh, seda seaduspära, et midagi päris kergelt ei tule, et kui ma seda stipendiumi taotlesin, siis ma mõtlesin, et mis see siis ära ei ole, uurin ja kirjutan ju kogu aeg ja oskan uurida ja kirjutada ja teema on ka nagu sisse kirjutatud, see kodutuse teema, et see on nagu öeldakse selline kerge teenistus või kerge raha. Aga siis, kui see uurimisprotsess mul käima läks, siis ikkagi mitmetel põhjustel, mida ma siis teile ka tutvustan, see kõik osutus väga niisuguseks päris raskeks, päris vaevaliseks ja päris pikale venivaks. Ma nüüd täpselt ei mäleta, aga noh, võib-olla üks pool aastat sai seda artiklit kirjutatud, mis minu puhul on küll vägagi, ma üldiselt ikkagi mõtlen kiiresti, mõtlen asjad valmis ja noh, kuu 2 kirjutan ikka artikli valmis, aga seda sai nikerdatud ja no jah, esiteks see Mihkelsoni luule keeleäärmine tihedus, äärmine nõudlikkus, jah, mis ei olnud nii kerge analüüsida, ei olnud kuskil tüpoloogiasse kerge suruda, see oli, kuidas ma ütlen, raskuseks või nagu vajas lahendamist, vajas ületamist. Teiseks materjali mahukus oli väga üllatavalt, et ma mõtlesin, et neid luulekogusid ju esmapilgul nii tohutult palju ei ole, et palju ma siis ikka saan, aga seda kodutusega seotud materjali tuli nii palju, et see on ainus seni olnud juhtum, kui ma mingit kirjandusasja olen uurinud, et ma ei suutnudki seda materjali niimoodi lihtsalt mäluliselt, intuitiivselt hoomata või liigendada. Et seal oli, tähendab jah, kuskil ütleme 50 luuletust oli võib-olla otseselt kodutemaatikaga seotud, sadakond luuletust ruumikogemusega. Nii et siis ma pidin täitsa nagu minema, ma tulen siia slaidile tagasi ja vahepeal nagu lappan natukene, pidin minema selliseks nagu, kuidas ma teile ütlen, nagu sotsiaalteaduslikud meetodid, ma muidugi päris rangelt ei võtnud, aga midagi sisuanalüülaadset pidin hakkama kodeerima, siin pole muidugi eriti näha, ta on nüüd nagu kogutabel, siin on väike fragment, hakkasin siis luuletusi kodeerima, aga mul on need, et ma seda tõesti tegin, mul on tõestuseks need ürikud ka kaasas, näete, võitegi neid sirvida, kuidas ma siis muudkui kodeerisin ja märksõnu välja kirjutasin ja pärast siis sain analüüsis seda kõike jällegi nagu kasutusele võtta. Ja siin ka siis, näiteks mingisugune, see on natukene nagu selline märksõna analüüs siis, seda algul hakkasin vist nii, aga siis läksin päris Exceli tabeliteni välja. Et nagu hämmastav asi, aga nüüd on see materjal nagu olemas, ma ei mäleta, mis seal oli, et kui oli see väike ettekanne oli siis ka, kui see stipendiumi aasta nagu läbi sai või oli jälle konverents, pidi nagu esinema, mis me siis teinud oleme ja ma mäletan, et Marju Lauristin oli siis seal ka suur Mihkelsoni eluaegne sõber ja selle seltsi aktivist ja midagi küsis, kuidas selle teemaga oli, ma mäletan Ville kohta, siis ma ütlesin, et ma ei tea, aga ma kohe tabelist lappan ja sain kohe nagu mingi nagu lapata niimoodi. See ei ole üldse nagu, see ei ole üldse muidugi mingi asi, mida ma soovitaksin või tähendab ühesõnaga on mingisugused, eks ole, kuidas seda nimetatakse, mingi digihumanitaaria tänapäeval või, mis koosnebki sellest, et lastakse robot kallale, vaadatakse, mis sõnad siis, kus esinevad ja tehakse niisugused ilusad pildid. Et see asi tundub mulle väga veider, et mitte ma seda oleks saanud teha, aga lihtsalt muidu ei saanud nagu materjali nagu meeles peetud. Selline asi tabas mind näiteks. Nii, mis mul veel häda oli siis, eks ole. Avaldamisprotsess ei veni, ma kuidagi nii ja ilmus alles, mis alles, aga ütleme juulis 2021, kuskil nii võib-olla pool aastat hiljem, kui oleks pidanud ja muu hulgas siis tabas mind ka, mitte esimest, aga viimast korda, tabas mind kiuslik retsensioon. Ja vaat see on ka üks huvitav fenomen, mille üle ma tahaksin natukene filosofeerida. Kahjuks mul ei ole neid kiuslikke retsensioone kogutud niimoodi, ma olen nad ära visanud paljuski, aga küll on kahju, need oleks väga huvitav andmestik üheks väikeks uurimustööks nagu selline, kas ma ütlen, akadeemiline vihavimm või ressantimaan, nagu see Nietzsche seda analüüsib. Et see on väga huvitav nagu fenomen, et tegelikult vaat see midagi sellist nagu Delfi, et kui Delfi tehti ja kommentaarium, siis mõeldi, et nüüd tegib kollektiivne aju, aga anonüümse
anonüümse kommenteerimisega tekkis koheselt kollektiivne peldikusein. Ja vaata, huvitav on see, et kui anonüümsus tekib, siis isegi akadeemilises elus inimesed, kellega sa kohtud, kes on viisakad, ontlikud inimesed, on lipsud ees või eks ole, kostüümid seljas ja noh, kõik on palju viisakamad kui mina niisuguses suhtluses, aga kui tekib anonüümne hetk, et siis tekib ka akadeemiline peldikusein nagu ja noh, mitte küll alati, aga no mingi kogemus meil on, ma olen kuskil 40 artiklit elus avaldanud, mida on retsenseeritud ja võib-olla iga neljas, võib-olla 10 korda on siis nagu umbes nii, et retsensendile ei meeldi, mis ma olen kirjutanud siin puhul ka ei meeldinud, et ma olen kehvasti teinud ja et mitte siis kuidagi struktuurselt anda ümbertegemise ettepanekuid, vaid siis ühesõnaga hakatakse lahmima ja kiruma igat sõna peaaegu. Mul seda retsensiooni ei ole, aga ma võin teile näidata, mul on kaasas väljatrükk ja sellele artikli failile retsensent tegi 178 kõrvalmärkust, mis on päris mahukad niimoodi, et ma ei tea, palju seda mahtu, ma arvan, võis üks poole artikli jagu küll tulla, et umbes, et noh, iga teine sõna on kõlbmatu ja see on nagu väga niisugune, jah, siin on kindlasti mingid psühholoogid oskaksid öelda, mis siis juhtub, kui anonüümsus saavutatakse. Ma ise, kui ma ka ju retsenseerin, siis mina nagu mõtlen asjast niipidi, et tegelikult noh, kui sul on selline nagu no, sa oled nagu saladuses või sa oled nagu maski taga ja sul on ka mingisugune võimupositsioon, eks ole, seda teksti noh, lubada keelata või kästa ja seda teist teha, et siis seda nagu tasakaalukam peaks sellisel olema. Ma olen ka nagu päris kriitiline inimene, aga sellisel puhul ma alati eelistan kirjutada retsensiooni või mingisuguse noh, konverentsil ka vastulause või midagi sellist hoopiski teha. Ja muidugi püend kogu selle retsenseerimise puhul on see, et ega Eesti puhul ju no, üliharva, kui nüüd ise, üliharva, kui retsenseeridki, ei saa aru, kes on see autor. Ütleme ikkagi reeglina ju saad. Ja vastupidi võib öelda, kuigi nagu ei mõtle neid mõtteid, üliharva jääb ka see nagu aimamata, kes see retsensent on. Nii et ütleme, see saladus on selline tinglik. Et see meenutab mulle, aga ometigi, eks ole, võetakse õigus räusata, see meenutab mulle seda, vaat oli kunagi see anekdoot, et kõik teavad, mis on Vene rulett, eks ole, et Prantsuse rulett pidi olema see, et minnakse koos bordelli, on teada, et on seal üks suguhaigusega teenindaja, aga ei tea, kes ja siis, et kellel ta veab ja kellel mitte. Aga et Nõukogude rulett oli veel karmim, et see oli see, et Stalini ajaline Nõukogude rulett, et seltskonnas hakatakse rääkima poliitilisi anekdoote ja levib kuuldus, et ka KGB nuhk on seltskonnas. Kõik teavad, kes nuhk on, aga ikka räägivad edasi. Vaat retsenseerimisega sellega on umbes samamoodi tundub, et niimoodi nagu. Näiteks ma kiidan näiteks just jälle üks kultuuriteade, et ilmus just, järgmine nädal ilmub see kunstiteaduslike uurimus ja dekadentsi erinumber. Niisugune ajakiri Tallinnas, eks ole. Ja minul on seal ka artikkel selle põhjal, kuidas ma esimest korda teie Vabas Akadeemias pidasin loengut sellest humanitaariast, estetismina. Ja seal sattus minu retsensendiks Aare Pilv, hea kolleeg Aare Pilv, kellele üldse ei meeldi, mis ma ütlesin, tundus nagu see minu antihumanism niivõrd kohutav, aga ta sai aru, et niimoodi, et kuna mõttekäik on niivõrd tugev, et siin ei talle sellise asjaga nagu alla kirjutada ei saa, siis ta kohe langetas maski ja hakkas esinema iseenda nime all ja kirjutas ka väikse vastulause ajakirja, et ütleb, et et salaja ei kõlba nagu sõimata. Et kui juba nagu ei sobi, et siis ei saa nagu jääda selleks. Nii, jah, et see oli muidugi mahusurve puhul ka, kui siin noored, ütleme, kirjutama hakata, siis algul ju ka, eks ole, algul, kui veel uurite, võib-olla algul nagu ei tea, mis kirjutada, aga üks hetk saabub see, kus sul on juba nii palju mõtteid ja siis on see mahusurve, et hakatakse seda, eks seda ka eiratakse ja kui on niisugune, kui läheb täkke, et sa võid ka nagu ületada seda mahtu, mis ette anti, aga mõnikord jälle ei lubata või ikka hakatakse kärpima. Et tegelikult sellega ongi siis niimoodi, kui ma praegugi sirvisin materjale ja algversioone, et iga valminud artikliga, kui ta on, minu puhul on küll nii, et kui on hea artikkel, mida ma loodan, et Mihkel see artikkel ka heaks ikkagi kujunes kõigele vaatamata, et siis seal on, iga artikli taustal on nagu neid täitumatuid varemeid, nagu oli see ajaloo ingel Walter Benjamini tõlgenduses, eks ole, kes on näoga mineviku suunas, kuhu jäävad varemed, need võimalused, mis ei aktualiseeru ja see, mis, eks ole, see ajaloo tuul viib ta sinna faktide suunas, kus on ainult üks võimalus. Et iga artikli varemeteks on monograafia jagu materjali, võiks niimoodi öelda. Et umbes niimoodi see tundub olevat. Ja siis pole ka midagi teha, kui ainult väike osa sellest
ilmuv. Ja lõpuks muidugi, kui kõik see üle sai, siis tuli veel ka toimetamine, siin on mul väikene lihtsalt üks tõmmis toimetamisjärgus tekstist. Keele ja kirjanduse toimetaja alati ütleb, et oi, te kirjutate nii puhtalt, et siin polegi midagi toimetada, aga kõik leheküljed on umbes sellised siis. Et see on see väike toimetamise maht, ütleme, ma ei kujuta ette, mis need autorid siis läbi elavad, keda peaks palju toimetama. Nii et niimoodi siis, noh, see oli selline väike, kuidas ma teile ütlen, sissevaade uurija või humanitaari tööprotsesside köögipoolde ja kui midagi sellist juhtub siin nooremate algajatega, siis ei tasu arvata, et kuidagi et te olete kuidagi eriti kiusamise ohvriks saanud või niisugused asjad juhtuvad alatasa. Ja nendest tuleb siis võimalust mööda lihtsalt üle olla. Nii, õnneks, nagu ma näitasin juba neid tõlgenduskogumikke ja enne kui mina uurima hakkasin, nii mõnigi kolleeg oli seda tõsiselt ja hästi teinud, siis mul olid head abikäed ja stardipakud, millised lähtekohad ma sain ka oma tõlgendusel nagu läbi mõtestada ja aluseks võtta. Ja juba pandi tähele, et Mihkelsoni selline luule on suletud, ta on nagu suletuskogemus, suletusmeeleolu, kandev, vurblooline, häälestus paneb krülltähele. Ei ole selliseid keskseid koondavaid sümboleid, pigem siis öeldakse metonüümiline, et nagu ühel tasandil, eks ole, kujundilt kujundile liigub, et kodu on ka siis võiks öelda üks võimalik kujund metonüümilises reas, et sellega ei saa öelda, et sellega nüüd piirduks või sellesse koonduks kogu Mihkelsoni luule selline rikkus. Seda ma ei taha väita, et kuna lihtsalt minu see uurimisteema oli selline, siis sai see välja nopitud. Ja ka vormiline ei allu tavapärasele luulereeglitele, aga mitte tavapärasele või nagu sellile harjumuspärasele vabavärsi reeglitele, selline luule proosa vaheline pingestatus, hästi palju siirdeid, seehulgas ka sisesiire, mida Merilai on analüüsinud, selline ebatavaline rütm, kui sirviteni tuulkogus näete, kõike seda ma loodan. Kroonberg on tähele pannud täiesti ebameloodiline kõlapilt, noh ja siin lihtsalt, et oleks lihtsalt videopildis ja saaks, kes videod vaatab või üle vaatab, saaks ka vaadata, mis allikad siis kõige tähtsamad on nendeks abikätteks. Siin veel Evelin Arust, üks noorem uurija, tegi palju targemini kui mina, et võttis kodumotiivi ainult varasemas luules, paari luulekogu varal, eks ole, mitte nii, nagu mina siin üritasin kõike kokku haarates, niimoodi nagu ikkagi mahukimbatusse sattusin. Nii, sellised head abikäed mul olid. Palju paremad kui need hilisemad retsensendid ja sellised. Nii, jõuame siis loengu põhiteesini, kuidagi väga pikale veninud sissejuhatuse järel. Siin ei ole midagi üllatavat. Radikaalne koodutus Mihkelsoni luules tähendaks siis seda, et selle luule kandev meeleolu häälestus on kodutu, nagu me siinsel minikursusel oleme seda mõistet juba avanud ning ka kui ruumiliselt vaadelda, siis kõikides ruumikihtides või ruumi piirkondades minast universumini, minast maailmani, nagu me eelmisel loengul mäletate seda skeemi tahvlilegi tegime ja maailmast tuleb loengu kursi lõpul veel ka juttu. Peaaegu puuduvad mis tahes kirjeldused, mälestused, isegi unistused kodust, sellest õduskogemusest, ma ütlen peaaegu ja kohe teen ka väiksed reservatsioonid, sest et akadeemilistes vaidlustes ka taheti, ikkagi, eks ole, mult tiibu kärpida. Ja see koduskogemus avaneb siis mitmetes kihtides, mitmetes temaatilistes kihtides ja väga paljudes luuletustes. Nagu ma siin siis ütlesin, tabelisse jõudis mul võib-olla siin 150 luuletust ja erinevad sorti tabelitesse veel. Nii, aga muidugi juba kui ma seda ette kandsin, siis ma mäletan seal Mihkelsoni seminaril ka Aarne Merilai kohe rõhutas või võib-olla manitses, et ma natukene võib-olla liialdan. Teeme siis alustuseks ära paar reservatsiooni, et mis need peaaegu, et ühesõnaga, et mis need tekstikohad oleks kogu selles vastupidises suures massiivis, kus me võiksime leida
midagi, mida oleks paslik tõlgendada teatava õdususena. Ja vaat see esimene näide pärinebki siis, selle kohe tõi vastulausena esile Arne Merilä, ma mäletan mulle kohe. See siis kohe esimesest tuulekogust, selle talve laused, valge kala ujub läbi metsa, pilv hääletus ookeanis, ma olen selle kala südames. Noh, eks ole, kui teda niipidi tõlgendada, väga metafoorne muidugi, eks ole. Jah, sugugi mitte, eks ole, näeme sugugi mitte mingisugune otsesõnu. Ja ma ei tea, kui ma selle kala südames olen, eks ole, väga omamoodi ka nagu peidus. Aga Merilä arvas, et see on nagu üks hea näide. Siis vaatasime ju, kui me vaatasime sellest ebaõdusat koju tulekut, ühel loengul käsitlesime, siis me tõime seal loengu lõpul ühe sellise võimaliku kirjutamisstrateegiaga välja, et võib kirjeldada seda teekonda, eks ole, kui ei ole nagu võimalik või ei ole ainest seda koju jõudmist niimoodi positiivses võtmes kirjeldada. No siin on näete üks selline ka, jah. See selline teekonna kirjeldus. Tähendab ühesõnaga, ammutamatu on õhtu, mil läheme koju, ammendamatu vaikuse tihedus. Kas siia või sinnapoole pole eriti tähtis, kaalud ei kõnele. Aga vaikuse tihedus hakkab meil peagi hoopis teist rolli mängima, nagu näeme. Aha, ja siin ma muidugi pean vabandama, ütlema ka seda, et tähendab, et ma ei ole siin nüüd niimoodi tekstoloogiliselt, eks ole, pedantlikult täpne. Siin esitustes on, sageli on ka fragmendid või osa jupid luuletustest ja isegi kui ma siin seda, ma mäletan, et siin see parempoolne luuletus kindlasti on natukene nagu originaalvinklist väljas, et kui ma seda lehte täitsin, siis ei suutnud iga kord päris nagu niimoodi nagu stroofid lähevad esitada, nii et see akadeemilises mõttes ei ole see nagu täpne või et kui te tahate midagi kasutada või edasi mõelda, siis lapake, siis mingi raamatupoodi ja hankige Janne Mihkelsoni luulekogud taaskasutusest 10 sendiga. Kusjuures praegu on luulesahtel väga tühi, ma ei teagi, mis on juhtunud, aga üldiselt ikkagi on ja vaadake, kuidas on. Nii, siin on siis nagu selline, näete, kodu teatav kirjeldus või piiritlus võiks öelda. Üks paik on alla kasvatanud juuri, ei lehti küll ja kuhugi ei liigu. Natuke imelik on ikka siin ka juba näete, et ainult juured on, aga lehti küll mitte. Tuulda kohal liigub, taevas pöörab telge, ööpäev vaheldub, kuid paik on paik maakamaral ja luules. Ta on koduks kutsutud, ka luules, jah. Noh. Või siis näete, üks harv selline kirjeldus, et kuidas tuba on väga rahulik. Tuba on rahu ise ja seinad on rahu ja vaade aknast ja auto, mis seisab akna all, uimane liblikas rojutab klaasi ja õhk püsib paigal. See on ka tegelikult pikem luuletus, see on siis nüüd kogust võimalus õunast loobuda. Ühesõnaga, Mihkelsonil ei ole luuletustel pealkirju, et sellepärast meil on need viited sellised, no lihtsalt nagu kogu ja siis nii, ja viimane reservatsiooni näide, kui et mitte nagu oma teesist olla liiga sisse võetud, see on siis jälle elujoonisest. Vaikus väljadel kõneleb enese eest, toad on köetud, toad on tõesti köetud. Miks me seda rõhutame, õige pea me näeme, sest et tavaliselt, eks ole, 10 luuletustes on ikkagi nad kütmata ja rõsked ja plõdisema seal ainult. Ja vihma sajab, järved Jakobini päevast saadik külmetavad, sest üks kivi visati neisse. 25. juuli on see päev. Ma vaatan marjapõõsaste rida oma akna all ja õitsvat kartulit. Mul on õdus ja soe nagu suure looma kõhus. Siin on mul vist türki viga, kes laisalt end pöörab. Kella 11 kustutakse külades tuled, vihmeb täiesti üksi krabisema, lehtedel nõrguma, eterniidil. Mustertapeedil on mulle lõpuni selge. Paberi koostis, värvide ülekanne, diktori kogelusteta kõne. Nagu näete nüüd seda luulestruktuuri, mis me ütlesime, et tavapäratu, et kui ma pole harjutanud, siis ma ei suuda seda ilmekalt tugedagi. Ma jään takerduma, eks ole, mida ma peaksin nagu nüüd stroofina haarama, siis selles mõttes ka. Aga näete, see on sama nagu kalaga oli, et mis võrdlus siis tuleb, et ühesõnaga õdus on siis, nagu ma oleksin kuskil suure looma kõhus.
ikka suletuse kogemus hiirib meil siin ka nagu. Jah. Mitte sugugi nii, nagu Ain Kaalep luuletab, et kui ehitad maja, siis sa pead tegema nii suured aknad, et kogu maailm sisse mahub. Umbes nagu siin klassis võib-olla on. Suured aknad on ka muide üks põhjus jällegi, miks inimesed raamatuid joostas. Pole ju riiulit panna, igal pool on suured aknad, eks ole. Siis on kööginurk ja siis on mingisugune muu furnituur ja siis ongi nii, et elan oma telefoni näppides. Niimoodi, aga siin pole midagi naerda, see on kohutav. Nii. Ühesõnaga, rääkisime kihtidest niimoodi üldjoontes ja hakkame neid kihte nüüd siis lappama. Ja juba artiklis ka sai mainitud 5 kihti. Ma ei hakka neid võib-olla ette lugema, sest nad tulevad ükshaaval niikuinii pealkirjadeks ka. Aga mis ma teistmoodi siin siis olen teinud praeguses esitluses, kui ma tegin artiklis, ma millegi pärast, tundus mulle õigem, see 5. abstraktne metafüüsiline kiht, ma sulatasin teiste analüüside sisse või näitasin, kuidas, ühesõnaga, kuna, sellel oli oma põhjendus ka muidugi, kuna see metafüüsiline, abstraktne metafüüsiline kihistus ei ole mitte niimoodi, et oleks omaette mingid mõtteluuled ja nüüd on nagu sellised tundeluuled, eks ole, kõik eraldi, vaid ta sellisesse nagu ruumis viibimise kogemuse sisse sõidab selline metafüüsiline kategooria või mingisugune metafüüsiline üldistus. Et teatud mõttes tekstiliselt oli niimoodi võib-olla isegi õigem, aga tänaseks ma mõtlesin, et ma siis ikkagi viisin kõik kihid lahku ja sellest 5. kui me viimase 5. kihini jõuame, siis hakkame ka üldistusteni tasapisi liikuma ja järeldusteni. Nii, ma vaatan, kas ma siin midagi kõrvalmärkusi praegu ei ole. Kõrvalmärkusi praegu ei ole. Saame... Jah. Te viitsiksite kuidagi lühidalt seletada, mida te pead ja kodutuseks siiski? Lühidalt. Aga ma arvan, et me võime alustuseks seda vaadelda, et kohe kõik järeldused ei oleks välja grammitud. Me võime alustuseks seda vaadata täitsa otseses tähendas. Me võime seda vaadata nagu, kuidas keegi üks lüüriline subjekt elutseb, asub teatavas ruumis, kus ta tundub elavat, eks ole, kõik viid näitavad, et see on tema mingisugune korter või midagi kas või eks ole. Ja mis meeleolu temal sellega on? Tähendab, see ei ole nüüd nagu kogu jutt, eks ole, aga siit me võiksime pihta hakata. Jah, eks ole. Aga nagu me siin kursuse algusloengutel vaatlesime, eks ole, siis mida nüüd ka ei jõua muidugi päris üle korrata, aga õnneks on nad kõik meil YouTube'is ju olemas, et seda kogu meie kursuse selline lähenemislaad on olnud siis fenomenoloogiline ja kodusus, ütleme niimoodi, sellest lähtudes, kui me nüüd korraks kirjandusest välja hüppame või sellisesse argikogemusse, kust me pihta hakkasime, et selline juba täiesti argine loomulik inimese kogemus on selline, et talle jaguneb, ta jaotab ruumi kodu- ja võõrilmaks. Nii. Ja selles koduilmas omakorda on siis ruumiline nagu tahk ja intersubjektiivne tahk, et seal on tuttavad inimesed, võiks öelda kodukaaslased. Ja kuskil siis sujuvalt, eks ole, lähevad üle, kuskil on päris võõrad või vaenlased juba, eks ole. Et niimoodi samm-sammult. Nii et me ei pea seda kuidagi nagu tohutult metafoorselt käsitlema siin kohal, vaid hakkame pihta, nagu näited, loodan ka, näitavad, hakkame pihta päris niimoodi, esmapilgul lihtsas tähenduses. Ma ei saa teile nagu, eks ole, päris kõiki üldistusi ei tahaks nagu välja kraamida. Ma arvan, et kui me need kihid läbi käime, äkki saame siis juba seda asja selgemaks. Ma natukene nagu siin viimase loengu puhul natukene ka võib-olla kõige paremini teile ei vastanud, sest et üldiselt ei ole kombeks olnud siin vahele küsida, ma ei ole nagu saanud soojaks ennast rääkida sellest tasandil. Aga hakkame siit pihta ja ühesõnaga kõige lihtsamalt või kõige otsesemast tähenduses rääkides
üks selline kiht hästi paljudes või hästi paljudes luuletustes. Ühesõnaga siin näited on muidugi mõningased, aga tabelid on sarnaseid näiteid täis ja mitte midagi ei ole siin võetud. Mitte midagi ei ole võetud niimoodi nagu mingi üksik näite puhul esindama üldist meeleolu, vaid ikkagi siin on terve hulk võimalikke näiteid veel ka taustal. Et ühesõnaga selline situatsioon, võiks öelda üks selline korduv situatsioon, et on üksildane viibimine, üksildane nagu suletud ruumis. Mitte päris vangis, aga selline nagu omaette suletud ruumis, mis näete, kui tahta nagu üldistuse küsiti, üldistuse järgi 87. aasta luulekogus öeldakse selle kohta niimoodi, ma olin üksi sellel õhtul ja see on minu koht. Mitte miski muu, eks ole, kus ma olin, mitte see, et siin saab, vaid üksi olemine muutubki teatavaks asumis- või ruumi kogemuseks nagu teatud intensiivsusega. Ning nüüd, mis on iseloomulik, et selliseid luuletusi on hästi palju, aga sellises nendes kodumõistega niimoodi nagu ei žongleerita või eriti ei opereerita. Ma olen siin öelnud 3 luuletuses tervest suurest hulgast, mis sellised on kodumõistes kasutatakse, aga mitte ka kuidagi rõhutatult, ma arvan, kuidagi lipsab läbi seal. Ja mul on siin nüüd võetud, näete, 2 luuletust, üks on siis päris alguse, teisest kogust, päris alguse osast ja teine on siis kõige viimasest kogust, mis siis Ene Mihkelson ise kokku pani, mis on natukene sarnased ja võiksid nagu kokku võtta või nagu ilmestada seda luuletaja situatsiooni. Näete, siin siis esimene on selline, et luuletaja elas pimedas toas ja ootas nägemusi. Ta ei lugenud raamatuid ega käinud väljas, ta ei tundnud kedagi, oli hiline aeg. Ja aastal 2010 tuba on nagu on, paberid, arvuti ees kirjutuslaual, linn avaneb valgusesse, see võiks jäädagi meelde kui möödunud elu. Nii et muidugi see üksildane suletusruumi, see siis nüüd, kui sorida meie varasemates suletuses, see on siis nüüd nagu, eks ole, me võiksime seda, kui tahta hakata siin liigitama, see on see, mida me ühel loengul siis eraldi vaatlesime Kodutus kodus päris mitme autori varal Sauteriga alustades. See oleks siis selline tundetoon, aga ma vaatan, et mul on siin mul on siin päris mitu slaidi veel näiteid. Ja sellised ärevad ähvardavad märgid, eks ole, siis siin muidugi neid veel ei ole, aga kui me vaatame kohe edasi, siis nüüd siis saate aru ka seda, miks ühes erandlikus luuletuses 2 korda rõhutati, et tuba on tõesti köetud, eks ole, et see on peaaegu võimatu või seda ei suudagi uskuda. Terve päeva kütmata toas mõtlesin, mida elust ütelda. Tähendab, see ei ole üks sama luuletus, näete, siin on erinevad need. Rõdisedes rõskete linnade vahel Kesk-Eesti hämaras öös. Ta ootab katastroofi päritud talus. Mis imelik salalik vaikus valvab korteri seinu. Selline imelik rusuv ootus, valutan ja pole vaba, ootan ootuses, kui avamata ümbrik, tuba kammitseb, ei anna sooja, see on juba näete hilisemast kogust. Nii, kus mul slaidid siin siis jooksevad. Ja ainult ühe näite varal markeerin, et esineb ka seda sorti situatsiooni, et ma olen suletud välja või ma ei pääse ruumi, kuhu ma justkui võiksin pääseda.
teises kiis hakkab seda situatsiooni rohkem korduma, aga see ei ole ka päris erandlik. Kelle maja on Mäenõlvakul elunud korduvad, akendes kustub tuli ja lööb hõõgvele. Seal mäeveerses majas iga hetk toimub midagi, kuid uks ei avane. See on sissepeale pööratud, käib ühtpidi lahti, aeg kerkib maast. Aeg muutub ka siin oluliseks markeriks meil heljem. Nii et nii sees kui väljas. Ja nagu siin oli, eelneval slaidil ka vaatasime sellist ärevust. Noh, see alumine on natukene neutraalsem näide. Midagi peab täna juhtuma, on niisugune päev, juba varahommikust saadik, öine ennetav uni jahukastena keelel, hämaravõitu meeled, mis nähtamatule tunduvad head, korter eriliselt kõledavõitu. Nii, kuigi kui ta on kõledavõitu igas, paljudes korduvates tekstides. Nii, ja siis muidugi eks ole, võib see asi minna ja lähebki, see pole ka nagu nüüd erandlik luuletus, lähebki nagu veel juba niimoodi, kui seda pildi käest loetada, see võiks olla mingisuguse nagu psühhedeelse kallakuga õudusfilmi kaader, eks ole, näete, et vaatame, teises pooles me näeme, näete, tuba nagu sõrestik, millesse juhuslikult on visatud linad uivama, padjad tort kohevalt rippuma. Unenäod hiirvaikselt udu sulgedes nahistavad, pead alaspidi. Juhuslike nuge liugleb õhus, kuid sulgi ei puuduta, ükski neist. Raamatus sahiseb tuul, seljarootsud lipendavad. Jah. Et kas nuge või mingisugused anomaalseid elemente, mis ju sellisesse, normaalsesse ruumi nüüd kuidagi ei sobi. Nii, ja siis muidugi see ähvardavus, nagu siin juba avanes, ka mingisugused, kuidas öelda, mingid võõrad või vägagi kahtlased tegelased võivad ka seda kodus viibimist meil, kuidas öelda, niimoodi nagu rikkuda ja seda meeleolu nagu veel pingestada. Näete siin, üks vari vaatab aknast sisse, kuju kondine ja näost nii kõhn, et valgus kumab kõrvalt läbi, toade võõritiseks on vaid vari. Mõtlen Võrumaale valge lumi akna taga, tihane mind läbi mitme ilma vaatab. Vaat siin me jõuame intertekstuaalsuseni, mis on hiljem meil eraldi ka. Et eks ole, tundub, et see on Juhan Liivi Tihane, kes koputas ju väga niimoodi toredasti aknale. Aga ta läbi mitme ilma vaatab ja pole sugugi nii sõbralik siinkohal. Siin on mul muidugi välja, et üks küsimärk on toa sees, ta seinu painutab ja ei taha olla löödud oma muredes. Nojah, eks ole, et ühesõnaga mitte ainult noad, vaid tähendab, mul ei ole siin näiteid toodud, aga on ka selliseid luuletusi tähelepanu ikkagi silmatorkaval määral, kus asumiskogemus muutub kuidagi geomeetriliseks selles mõttes, et kuskil mingis geomeetrilises kujundis hoopiski avastab ennast viibima. See hääl avastab, et viibib mingite erinevate kujundite sees. Kodumaja trepil istusin kui palju kordi varem, üks võõras heki vahelt maja piidles. Hirmuvahk mind läbis. Köökus kogu tulla üritas, ei tulnud. Naärda kehutas, ei naernud.
No see on nüüd, eks ole, selline, kui me meenutasime, vaatasime Tuglase novelli kunagi analüüsisime, et noh, see on nüüd selline situatsioon, et kohe peaks üks õuduslugu pihta hakkama, aga millegipärast ei hakka. Ühesõnaga jääb nagu poolele teele. Jääb poolele teele. Aga sellist unenäolist ebaõõdusust on ka küll ja küll, et sellised motiivid või sellised ohud edasi arenevad. Siin on mul üks pikem, tähendab tervenist esitatud luuletus, pikemalt ka esitatud ka artiklis, ma võtan igaks juhuks artiklis pikriks kõrvale, et äkki on midagi tarka kirjas, mis vajaks ütlemist. Nii, mis siin siis on? Mäe alla kaevati kraavi, mis maakodu muust maailmast eraldas. Lõkkeplatsil 2 varest. Kes tead, kelle sümbolid? Kes teab, mille, jah, siin on trükivead, ka vahel see arvuti ise parandab siin tekste valeks. Uni on keha vangla, muljeid ei varjuta miski. Päevavalgus plahvatab sädemeks ja sõnadeks, seosetuks piltideks nagu olematu kraavgi, mida me tõeluses kunagi näha ei saa. Naabri koer haugub varju peale, mis mu kuju moonutab. Roostepruun krants kulunud maastikul, sügisvihmades vettivad majad. Minu majal on harjalauad löömata ja korsten katki, tähed kukuvad öösiti koldesse ja sisisevad. Kõik hiired ja ahjualused on rotimürgiga tapetud, valgeks väritud raudvoodis magab surm. Nii et esialgu on, eks ole, lihtsalt sellised, vares ja haukuv koer ja mingid segased unenäod, eks ole, kraav, olematuks kraav muutub, et on nagu selline meelestus, eks ole, aga siis erinevalt vaadatud luuletusest, eks ole, luuletuse lõpus, hakatakse kujunditega siin ikkagi nagu intensiivsemalt seda asja meil ilmestama. Et selline jah, nagu esmapilgul, eks ole, veel realistlikuna tõlgendatav miljöö muutub päris selliseks, päris õudussüžeeks, võiks öelda. Niimoodi on siis sellega sellise, kui me vaatame juba siin oli need situatsioonide variatsioonid olid päris suured, mis kõik võis juhtuda, võis olla lihtsalt kütmata ja külm kuni mingisuguste koletislike nägemusteni välja selles esimeses kihis. Iga asja puhul ma nii pikalt ei räägi, muidu ma ei jõua ju kuhugi ajalises plaanis. Niimoodi siis, mida me ei olegi vist eriti varasemates loengutes puudutanud, kuigi see nüüd ei ole muidugi ka Mikkelsonile ainuomane, temaatika kodu hävimine. Jah. Kas see ruum, kus asutakse, laguneb kuidagi ümbert ära, sageli väga, üldse mitte, eks ole, realistlikus võtmes, vaid väga keerukas süžeena, või siis mingisugune tontlik võõras ikkagi tungib sisse, mis meile eelmisel kihil vaatlesime, et ta on kuskil ähvardusena. Aga nüüd erinevus on selles, minu uurimuse vaatevinklist, erinevus on selles, et kui me esimesel kihil olid need sellised ikkagi asumispildikesed, aga kodusõna välditi, siis siinkohal nüüd hävimise puhul hakatakse seda palju kasutama või rõhutama. Ja näete, eks ole, ma arvan, igas näites on ta sees, mis mul siin on, ja need ei ole midagi kuidagi niimoodi raskesti välja otsitud näited. Mu ööd on nüüd nii pimedad ja kained, kui kistaks pinde minu enda seest. Jääb väiksemaks mu oma kodu. Kõik see ilm on tuulte käes, kust aina võõrust sisse lõõtsub.
jah. Nii pehmest ainest, udusulgedest, sõnavaipadest, käe harjunud paitusest see kodu läks põlema. Või siis, kui me sissetungidest tahtsime rääkida, siin ulatuses siis, eks ole, näete juttu silmitust. Võitlus silmituga on pikk ja pime, kus just see surve sisse imbub. Näed äkki sein on kooldunud ja nagi kisub kiiva, õhk hangub kujutuks, kodu ongi lõhutud. Kes nüüd su uksel peatub, kedagi ei leia eest, pimesilma raskeid lauge nägijaks ei tee. Selliseid kirjeldusi on muidugi seda tüüpi situatsiooni on ikka veel ja veel Mihkelsonil. No vaat kokkupuuted, teatud sellised vägagi, mitte sugugi rõõmsad kokkupuuted kodukaaslastega, perekonnaliikmetega ennekõike äratuntavalt. See oleks nüüd selline kiht siis, mis kõige muidugi otsesemalt või kõige selgemalt on seotud siis selle eelnevalt romaanide puhul tutvustatud arheolooga sellise, eks ole, perekondliku arheolooga või selle arheolooga perekondliku tahuga. Mis me siis näeme, need on kokkupuuted on hästi põgusad, traumaatilised, kuidagi ikkagi, eks ole, jah, mitte mingil juhul rõõmsad. Ja jällegi need kokkupuuted leiavad aset kuskil rõhutatult nagu välja tulevalt kodust eemal. Igatahes nagu mitte niimoodi isegi mälestuses või meenutuses, et oleks mingisugune näiteks mingi selline lapsepõlve mälestus, kuidas veel kodus oldi enne kui kõik halvaks pööras. Näete, siin on paar näidet sellist. Tähendab, see ei ole ainus slaid, aga hakkame siit pihta. Ema tuli vastu ja ütles, et olen juba nii suur ning tuppa enam ei mahu. Rääkisime vahepealsetest aastaist, kätte ei andnud, võib riidu minna. Sugulased seisid ringis ja imestasid, et mina nii suur ja ema nii väike. Mulle paistis vastupidi, maja lihtsalt ei olnud sobiv. Eks ole, jah, tõlgendage, kuidas soovite. Et nii suur, et tuppa enam ei mahu. Muidugi päris otseselt tõlgendama hakates oleks võib-olla nagu liig lihtne. Aga mida siin öeldakse selle mõttepooli põhist? Kas see on nii otsene mõte, et ma ei mahu? Ei, nii otsene ta muidugi ei ole, aga muidu meil poleks luulet vaja. Eks see, mida me teame, see meie tõlgendust ka mõjutab. Öeldakse seda, näed, et põhimõtteliselt ema ja tütar nad ei saa kokku, nad ei saa ühte ruumi kokku. Selles mõttes, et neil on võimatu nagu koos elutseda mingil põhjusel, mis võib-olla siit luuletusest ei selgugi. Jah. Isegi kui, eks ole, kokku saadakse, siis mitte kodukaaslastena. Biograafilisest tõlgendusest oleks siin paljugi öelda, mis kõike sellest valgest raamatust lugeda võib. Mis kõik juhtus elus ja emaga ja nii edasi. Aga võib-olla seda lugu me päris pikalt siin avama ei hakka. Aga ühesõnaga see on selliseks näiteks, et kõik kokkupuuted, mitte üksnes emaga, siin on muidugi jällegi ema, näete. Loeme selle ka ette igaks juhuks. Mu ema tuleb, kehastunud umbusk, peatub uksel. Suletus silmis, avasilmi. Ta vaatab aja möödumist. Mina, üks võõras teiste seas, kes on varastanud lootuse.
lootuse varast sünnist peale, pagan ei tunnista lunastust, pagan ei usu üles tõusmist, ei vaimset ega tegelikku. Äärmusest äärmusse vangun mõlema poole tina jalgades. Seisan, sulgedes võimalused lõplikult. No näete, see võib-olla vastab selle suve laust, et see kõige esimene kogu isegi. Et ühesõnaga kokkupuuted kodukaaslastega ei ava mitte uusi võimalusi, vaid sulgevad võimalused lõplikult. Nii et see on vägagi sellised, võiks öelda, vägagi kardinaalsed kujundid siinkohal. Nii, aga näete, siin on ka teisi kodukaaslasi, hüüd ja hääl, hilisem kogu. Vennakese käed on kurvad, oi kui kurvad käed mu vennal. Laua peale sõrmed risti ise naerab. Elus hästi läinud siiani. Mu enda käed on külgipidi rippu ja jõua tõsta sõrmi papaituseks. Väljas halab palju. Nimes endas nukrus. Lahutame nimed eludest. Siis tuleb tuppa ema, kuigi siin ei ole kodu. Niisama lihtsalt jääbki tulla, tundes meie süüd. Isad ukseramist seisatavad äkki sirged nagu müür. Ja. Seda lävele tardumist on muidugi ka teistes lugudes hästi palju. Nii et siin on mitmekesiseid, eks ole, perekonnakaaslasi nimetatud. On ka rõhutatud, eks ole, et ollakse küll toas, aga siin ei ole kodu. See on kuskil, eks ole, kogu need kokkupuuted on võõral pinnal. Ühesõnaga umbes niimoodi seegi ongi. Paljudes luuletustes Mihkelsonile need kokkupuuted. Nii, nüüd üks kiht, järgmine kiht on nüüd siis huvitav, et sellised kinniskujundid või nagu, kuidas me ütleme, nagu kultuuris täiesti nagu nostalgilised sümbolid, võiks öelda, ja allusioonid või paratekstid varasematest luuletustest, et milline on siis nendega suhe. Selliste kinniskujunditega, eks ole, ju saab üles ehitada, mitte saab, vaid seda tehaksegi, et teatavate sümbolite kinniskujundite varal ehitatakse seda, ütleme, mingit teksti kodust üles. Mul on siin natukene ära märgitudki, mis nad on. Siin on üks selline luuletus, kogus digiliikuja, mis võiks olla ju mingisuguse õhkaja luuletus, kui me teda üksikuna vaataksime, aga ta on niivõrd erandlik või niivõrd imelik Mihkelsoni stiili suhtes, et teda niimoodi siin vaadates tekib ikkagi kahtlustus, et mis siin on tehtud, et siin on lihtsalt nagu kurnamiseni kuhjatud kokku teatavaid, eks ole, kodu puhul kasutavaid stampkujundeid. Hullutavalt lõhnab suvi, kaugel küla vaheteel üks maja, puude varjus nagu uni, mälestus või kaja, mida vahel tajud enda sees. Laual veel on oma tehtud leiba, noore kase lõhna heljub toas, valgest kardinast on näha lõkkav juuni, lõkkeid tõuseb lühikese söös. Varsti on meilgi jaanipäev. Et siin on, eks ole, näete, leib, küla, suvi, kask, kasest on veel hiljemgi, eks ole, näeme jaanipäev viidatud, et mis see siis on, eks ole. Võiks öelda, et see on üks koduidüll luuletus, aga siin ma hakkan kahtlustama, et siin on nagu toimunud ja nagu siin, eks ole, erinevad korofeed on ütelnud, et üldiselt nagu selline sümbolite rohkus ei ole Mihkelsonile omane, et siin kohal on nagu teatav nagu, kuidas öelda, isemoodi imelik igal juhul. Kui siin sellesse konteksti asetame, mis meil siin juurde tulevad näited, võiks kahtlustada ikkagi iroonilisuses. Nii, kask, eks ole. Kask ju, näete, siin kask muidugi teises näites siin kõrval hakkab hoopis teistmoodi kaasa mängima. Astun õue, kui tõu on pime,
kägu valvab otse ukse vastas kasvaval kasel. Ära ei lähe, kuigi hõikan. Häält ei tee, kuigi palun. Taevaste pimedus langeb sujuvalt vanale tammelegi. Pimeduse õhu surma eelmäng, kui väga ma igatsen koju. See on peaaegu nagu Hölderlin. Või siis veelgi nüüd ära tuntavamalt Juhan Liivi Rändaja. Juhan Liivi Rändaja läbi kirjutatud sellises meeleolus, hoopis teistsuguses meeleolus, nagu näete siin. Ja. Kes on su isa kaugelt tulnud võõras, metsa maha lastud poiss nii pikk, kui sina just? Kes on su ema, et nüüd kodutult käid tuld ja sooja toomas? See, kes reetis mõlemit. On sul vendasid ja õde? Kuuma leiva võta nahjust nagu salmis. Sa tead ju küll ja kooliski vast lugesid. Ei ole venda, pole õde, isa enne tapsivad, kuid leiba murra ikka, hoia südant, suurt surma karda, väikest häbene. No, et siin on siis nüüd Mikkelsoni arhilugu on siis Juhan Liivi Rändajasse nagu niimoodi pakitud. Jällegi kask. Kask astus õue küll laulust, eks ole, noh, see on siis see laul. Üks kask meil kasvas õues, malm, klassikaline, meenutab kadunud kodu, mida tegelikkus ei tunne. Nii et ühesõnaga, kui, mis siin siis nagu ilmneb, kui neid teatavaid nagu stampkujundeid kasutatakse reeglina, olgu nostalgitsemisel võiks, luulelisel nostalgitsemisel võiks öelda, olgugi selle kadunud kodu, mida enam ei ole, ta peab lapsepõlve jäänud või kuhu iganes sellisele taasmeenutamisel, siis Mikkelson seda viisi ei nostalgitse. Vaid on täiesti nagu, eks ole, üksi nagu omamoodi kirjanduse üle nagu arutlevaid luuletusi, mitmes kogus on mul siin paar kõrvuti olevat näidet. Seda sorti luule hindamiseks või nagu hoiaku võtmiseks. See maja oli mäe peal, all orus sõidavad rongid. See maja on mäe peal ja pargipuud puuduvad. Akendest lõõmavad helgid, me väsinud peadesse. Siit algab üks maa, mille meelsasid raiuks küll lagedaks. Neid nukraid ja viletsaid salme aiaäärseist ja linnupesadest tuubime pähe ja pähe need jäävadki. Allorus sõidavad rongid, kas tõesti on kusagil kodud linnupesade sarnased? No näete, siin on siis meil aiaäärne tänaval, seda me analüüsisime ühel loengul ja linnupesa on see, kas see autor on Kõrber, minu arvates vaikne kena kohakene, mida ikka, mul üks tuttav ütleb, et ta ei julge kuskil nädalavahetustel kuskil kohvikuski käia, et äkki tuleb mõni matuse seltskond ja vanad sädikesed hakkavad laulma vaikne kena kohakene haleda häälega. Nii et ühesõnaga niimoodi siis. Nii, no siin on natukene, siin on väga otseselt, siin on natukene võib-olla leebemalt või varjatumalt. Kuis tekib pilt silmas või väljaspool taju ja miks on see kõigile üks? Või sisendab keegi, et näeme seda maja, seda oja määnevlaku all ja aknal üht lampi ja selle all soojust ja koju jõudmise lubadust, olgu või riimi pärast, mis varjul on eludes. Seisan üksinda keset välja nagu alguses, mõtlematagi enam sellest, et võiksin teatada sulle või kõigile, et olen nüüd siin, kus mind eile ei olnud ja pole võib-olla ka homme. Et ühesõnaga koju jõudmise lubadus riimi pärast. Selles mõttes, et eks ole teatava luulelise nagu tava põhjal. Nii, aga ma vaatan, et aeg on läinud linnutiivul ja meil olekski vaja natukene võib-olla, aga noh, kuna ju on viimane loeng, siis kui me ka natukene õige pisut üle läheme, siis äkki katastroofi ei juhtu, kuigi siin seda oodatakse kogu aeg. Nii, ma nüüd siis tegin midagi, nagu ma ütlesin, mida ma artiklis ei teinud. Rõhutasin, et kuidas teatavad abstraktsioonid tungivad sisse nendesse samadesse nagu asumispildikestesse, ükskõik millisel tasandil nad eelneval tasandil olnud. Ja üks
esimene tähelepanek on see, et maailm nagu peksab sisse või läbistab seda asumiskogemust omal moel ja sugugi ka veel mitte kuidagi turvalisel moel. Näete, siin on mul päris mitmeid näiteid, kuidas see siis käib. Ühel augusti õhtul, kui puud mustasid ja maailm kahises pimedas toas, me rääkisime vist millestki teerajaist teises ilmajaos ja sellest, et piir on nii ligi ning kerge on kukkuda. Nii ligi on ääretu vaikus ja kauge see hääl. Jah. Maa on mu kodu, taevas mu aknad, tähed on ei keegi, tühjus vilgub, kummutab igatsuse minu sisse. Jah, seda luuletust ma tegelikult juba tsiteerisin ühel eelneval, selle võime vahele jätta. Ja näete, siin on siis ühesõnaga maailm, vaikus ja aeg tulevad veel ka teemaks. Kodu on ainult aastad, kodu on ainult elu, kodu on kohtumine iseendaga, põgenemine raudteejaamast, rongide ükskõiksusest ühte kõiksusse. Vaat seda raudtee aspekti ma ei ole veel üldse analüüsinud, see on ka siin hästi. Nii. Nii et ühesõnaga, mis siin siis on? Tähendab, ma ei jõua siin pikka tõlgendust praegu teha, ma vaatan, et aeg hakkab lõppema, aga ma olen seda teisal teinud teiste autorite puhul, et klassikaline fenomenoloogia klassikud, kellega me siin tutvusime sissejuhatavates loengutes, ennekõike Heidegger seda analüüsis 20. aastate lõpul, et kui me jõudsime oma eelmise loengu skeemi visandades maailma tasandini välja, siis tundus, et on lihtsalt üks abstraktsioon, et maailm on nagu üks konteiner või konveier, mille sisse kõik muu asetub. Ja eks ta muidugi võib-olla enamasti ärihogemustes ka nii on, aga nüüd, nagu siin on kirjeldatud ja ka mitte ainult siin, vaid mõnedel muudelgi, paljudel teistelgi autoritel, et horisondi tõrgena, millest me ju ka rääkisime, et kui maailma horisont tõrgub ja lihtsalt ei ole lihtsalt taustal olevalt, vaid kuidagi nagu tematiseerub, ta muidugi tematiseeruda ta ei saa mingi esemena, objektina, eks ole, objekti piirides seda ei mahu, aga kui ta niimoodi nagu kogemusse sisse tungib, siis kindlasti sellisel pelutaval viisil, nagu siin praegu selles ruumikogemuses nägime. Nii et jah, ma olen siin ühes ingliskeelse artiklis seda analüüsinud, seda Maurice Blanchot metafoorset aforismi, et kunst on maailma vaikus. Nii. Ja. Nii et ühesõnaga siin hakkab siis selline nagu ontoloogiline universaalsus avanema ja muidugi jällegi vägagi niisugusel paineval moel, ei ole mitte mingisugune harras ega pühalik vaikus. Maailm ei avane mitte sellise harda vaikusena, vaid näete siin algolekutes näiteks on niimoodi seda avatud. On piin sind tuppa mõtelda, silmi näha, seinal su käsi, liikumatust lõikab sujuvalt siis, laual peatub sind kuulda kõnelemas, kui vaikus taeva raskelt lage põrandale vajutab. Veel hoiab sinu kujutlus laed, põrandad ja seinad mu peale langemast. Aga siin on siis, mis ma tahtsin rõhutada just see kaks stroofi, kui vaikus taeva raskelt lage põrandale vajutab, et ta põhimõtteliselt surub selle ruumi kokku, laed ja põrandad. Või siin päris ontoloogiliseks minnes, ütle ma kuulan, tule ma ootan, mitte midagi ohkab õues, vaikus koputab, uks põrub lahti. Siis
Eelmisel slaidil oli ka selline motiiv, et kodu on ainult aastad, ainult elu. Esineb ka sellist võtet või sellist universaalsuse sissetungi, et aeg, me asume ajas, eks ole, aeg nagu ruumistub või ruum kaob, muutub pelgalt ajaliseks. Õhtu jõuab, aeg saabub, vaatan väravalt järele, maa, ukse külge naelutatu, kinni lahti kõlku hinge küljes. Siin on muidugi jällegi võib-olla isegi päris tihe, päris kujundirohke luuletus Mikkelsoni mõttes. Õhtu jõuab, aeg saabub, siin on näete Viimsi Paul-Erik Rummo parafraas. Nii ukse külge naelutatu, eks ole, no peaaegu nagu mingi Kristus. Kinni lahti kõlkuv hinge küljes. Kas siis ukse hinge küljes või iseenda hinge küljes, mõlema küljes. Nii mu laul saab lauldud küll mitte viisi veerest ega toorest puust, laul saab lauldud, aeg saab otsa olla surmasuus. Aga see aeg, mis siis on veel, eks ole, see aeg ollakse surmasuus. Nii et tähendab, ma ei hakanud, eks ole, surmast tõest, niisugustest märksõnadest on ka Ene Mikkelsonil palju luuletusi, aga ma ju ei jõua, näete isegi, et ma hakkan ju oma juttugi rääkides juba ajahätta sattuma, nii et ma arvan, kõik see, mis seal on, ei mahu ühte monograafiasse ka mitte. Nii, ja viimane selline nagu, kuidas ma teile ütlen, muundumine. Et me langeme välja asjade seast kõige avaramas fenomenoloogilises mõttes, et me, eks ole, nagu viibime keset asju, kogeme neid keelde endasse, puhtasse keelelisusesse. See on nüüd lõppjäreldustel nii liikumisel ka oluline tähelepanek. Sellepärast ma selle esile toon. Nii, jällegi ruum keelestub või muutub keele lingvistiliseks, ütleme niimoodi, näete. Taba on uksel ees. Mis taba? Mis maja? Lihtsalt lause, mida on vaja tõlgendada. Aha, aga nüüd on üks pidulik hetk. Ma annan sõna Ene Mikkelsoni ERR-i arhiivis ja Jupiteris on mitmeid luulesaateid, aga ma leidsin ühe luuletuse, mida Mikkelson ise loeb ja siis ma panen selle käima ja panen teksti kohe, katsun ruttu ette panna, et lähete teksti ka. Ärkasin 37 aastasena ja teadsin, et elan üksinda maailmas. Ainuline on saatus, eraldi olev on tee. Sa ei solva mind, kui ütled, see pole luule. Vaimu tee on aina roheline, luude rohi ja jänese kapsad, koduse kummeli lõhn. Keset metsa joon piparmündi vartest keedetud teed ja küsin, on teid kedagi väljaspool sõna olemas? Väga tõsine küsimus igatahes. Nii. Terviktõlgenduse lõppjäreldused, kuna me oleme siin juba palju aega kulutanud, siis katsume need teha kompaktselt. Ja siin on siis kaks lihtsalt, ma olen siit ka artiklis, aga üldse ka omaenda uurimuses nihilismist ja kirjandusest tegelikult, eks ole, seda omaenda varasemat uurimust ma ei ole siin kursusel eriti eksplitseerinud, aga võib-olla kunagi tulevikus saab ka sellest rääkida. Olen siis seda Blanchot raamatut soovitan ka, eesti keelde tõlgitud, aga hästi valikes tekste soovitan kindlasti kirjandushuvilistel lugeda. Nii. Ja vaatame seda teatava Blanchotliku keelekäsitluse kaudu neid võimalikke järeldusi, mida selline radikaalne kodutus Ene Mikkelsoni luules meile võiks vähemalt võimalusena pakkuda. Blanchot see keelekäsitlus on tegelikult Hegelini tagasiulatuv, et negatiivsus on keele tuumaks kas selles mõttes, et sõna ja asja vahel, mida ta nimetab, on erinevus, eks ole. No, sõna on arbitraarne, me hakkame keele tähendustes nii-öelda elama ja selle asja eripära, selle asja unikaalsus jääb siis kõrvale või no me hävitame selle. Aga argikeeles me ei pane seda erinevust tähele,
me elame niisuguses naiivsuses, nagu oleks asjad ise täpselt sellena, mis nad on meile keele kaudu antud. Kirjandus on siis selline keelekasutus, mis seda naiivsust omaks ei võta või selles probleemi näeb. Ja seda muidugi peaks pikemalt seletama, siin vabandan nüüd lühiülevaate eest. Blanchot eristab siis, nagu eritleb kirjanduses proosa ja luulekallakut. Ja kõik see on tal nagu äärmiselt muidugi esseistlik, poeetiline, nagu Blanchot üldse autorina on, mitte mingisugune range, mitte mingi isegi, Heidegger on tema kõrval range mõtleja näiteks. Proosa kallak, nagu Blanchot seda nimetab, on siis selline taotlus, kirjanduslik taotlus, tuua esile asjad ise, nii-öelda püüda leida sellised sõnad, et minna asjade poole üle. Vaat see olekski see poieesis, nagu me varasematel loengutel rääkisime. Et me nagu, pelgalt lihtsalt ei kasutaks, et asi ei oleks meil keele kaudu tähistatud sellises nagu nad olid meil, eks ole, vahendilt vahendile kommunikatsiooniprotsessis, et see kommunikatsiooniprotsess peatuks ja me kuidagi leiaksime sellised sõnad, et me mõnda asja, kas või näiteks kodu meie loengukursuse näitel saaksime pühitseda teda nagu kuidagi erilises häälestuses, erilises atmosfääris kogeda. Selleks on siis argikogemuse tõrge vajalik, aga nagu selline pühalik tõrge oli meil ka jutuks. Nii, luulekallaku strateegia on siis seda argikeele suhtes muidugi ka ikkagi eitav, aga vastassuunaline. Minna keele poole üle, keelduda tähistamisest, nii-öelda, see kõik on siis nagu Blanchot referaat siinkohal, vaikida, anduda kirjanduse umbisikulisele väele, mis ihkab ükses neelduda ja sukelduda. Et me ühesõnaga paneme tähele keelt ennast oma enesele viitavuses tähenduste sellise lõputu ahelana, nagu dekonstruktsioon, varane dekonstruktsioongi seda üles ehitas. Ja niimoodi. Mis see kõik siis Mihkelsoni võiks puutuda, see toodud eristus? Varasemates käsitlustes ja loengutel me oleme siin loengukursusel vaadelnud mitmeid viise, kuidas siis eesti kirjanduses püütakse kadunud kodu poeetiliselt nimetada ja säilitada, hoida. Ennekõike nostalgilises meenutamises, aga kojutuleku meeleolusus püsides lähedasel distantsil viibimises ja mitmeid muid strateegia. Et need oleksid siis Blancholikus mõttes sellise proosakallaku strateegia, et seda me ei pea siin mõtlema mitte mingi selliste traditsiooniliste žanri tunnuste järgi, näiteks, et kas on riim või mitte või kuidas on tekst laotud. Nii, aga Mihkelsonil, nagu me selle põhjal ka, mis me vaatlesime, nagu ma arvan, domineerib siis luulekallak. See tähelepanek kattub ka sellega, mida Hasso Kurull räägib, et Mihkelsoni luule kurbmängulisest allegoorilisusest. Allegoorilisus tähendabki seda, et me liigume ühelt tähenduselt keeles, ühelt tähenduselt teisele, viitame tähendustele omavahel, ilma et me suudaksime luua sellist poeetilist tihkust, asja ennast panna kuidagi särama. Sellist ühte suurt koondavat sümbolit, et luua sellist erilist aurat, eks ole, Walter Benjamini puhul on see ka probleemiks. See auraatilisuse puudumine moodsas, elutunnetuses moodsas kunstis. Ja miks ta siis radikaalne on minu tõlgenduses Mihkelsoni luule kodutus, et me anname edasi üksnes puudumise häälestust või anname edasi või loome, lugedes kogeme. Me isegi mitte kadunud kodu kuidagi niimoodi. Meil ei teki sellist nostalgilist ruumi, kus kadunud kodu pühitseda või meenutada kas või, eks ole, selline tihke kujund sellest saavutada. Ja siin on siis aga muidugi väga tõsine paatos Mihkelsoni puhul, sest tähendab see tähenduste ringmäng, see võib ka ju selline karnevaliseeruv olla, nagu ütleme, nagu teatud dekonstruktsiooni postmodernistlikud, eks ole, suundumused
seda mõistavad. Et see on siis, liigume küll ainult selles kurbmängus tähendusele, aga ikkagi selline, meil on tõsine paatos, me elame seda puudumist läbi teatud, noh, eks ole, kurbmänguna, teatud traumana. Aga see muidugi tõin ka juba artiklis mängu veel ülevuse, Mihkelsoni luule ülevuse. Ja see olekski siis ka eesti keeles loetav prantsuse filosoofi Voltaire'i retsept kunstilise avangardi säilitamiseks. Nii-öelda kitsi ajastul, eks ole, või lõgastuse ajastul, kus nii-öelda reaalsus esitab meile nagu nõudeid, noh, representeerimise nõudeid või kas või fabuleerimise nõudeid, et oleks meil midagi niisugust, midagi huvitavat, põnevat, eks ole, kas või mõni krimka, mõni Põhjamaade krimiromaan, mida rannas lugeda võib ka ju. Et ühesõnaga, jah, sõda tervikule, Voltaire'i tsitaatsid, sõda tervikule tunnistagem kujutamatut, aktiveerigem keelelõhesid, päästkem nime au. No see on siis üks postmodernsuse tuntumaid lühitekste temal. Ja minu arusaamas, mida ma tegelikult väljendasin ka siis seal oma artikli lõpus, Mihkelsoni luule seda üleskutset täidabki, no mitte muidugi selles mõttes võib-olla, et ta nüüd autorist on lähtunud, aga sisul tasa. Kuigi kodu ei ole kunagi olnud, eks ole, ei lubata endale selliseid nostalgilisi pildikesi, et ta võiks olla kunagi olnud. Aga vajadus jääb, eks ole, on siiski ülev idee sellest kodu nimi ja selle puudumise tunne. Ja seda nime vaeva siis Mihkelson ka oma luules luuletab, ka kodu puhul luuletab. Näetame siin üks viimane tsitaat. Kuid sõna kodu, kes teab, mis hõõgumisest põleb sinu ööde kohal jätkuvasti. Ja niimoodi selline, ma arvan, pildistus võiks ka, ei pea siin piirduma Mihkelsoniga, kui me vaatasime siin kas või Madis Kõivu meil varasemal loengul või sellised strateegiad esinevad teisalgi. Ja sellega lõpetame siis meie minikursuse, suur tänu Vabale Akadeemiale, et see võimalik osutus. Neid materjale uuesti läbi töötades ma sain aru, kui palju on nagu varjul, kui palju oleks vaja veel tööd teha. Aga praeguses situatsioonis tundub, et lähiajal neid mõtteid nagu päris kaante vahele kirjutada nagu kord ja kohus võimalik ei ole ja kuidagi niimoodi ülejala tehes ei ole jälle nagu, ei oleks seda teha õige. Nii et, aga olgu siis see minikursus nii-öelda koondamaks ja meenutamaks neid mõtteid, mis kunagi mõeldud sai. Aitäh teile kõigile kuulamast ja käimast!